Päikeseprilli valitakse tihti just välimuse järgi. Tegelikult on kõige olulisem päikeseprilli kaitsvad omadused. Tumeda klaasi taga läheb pupill suuremaks ja silmapõhja jõuab kahjulikku UV-kiirgust rohkem kui ilma päikeseprillita. Lisaks tuleks päikeseprilli kanda nii suvisel kui talvisel ajal, sest lumepeegeldused, mis silmapõhja jõuavad, on samuti silmale kahjulikud. Päikeseprilli valikul tuleks silmas pidada ka mugavust, sest tihtipeale inimesed ostavad päikeseprillid ning kui nad suvel neid kandma hakkavad, tajuvad nad, et need pigistavad kuskilt või vajuvad sootuks eest. Oluline on soetada päikeseprillid ka pere kõige noorematele, kuna nende silmad vajavad samuti kaitset. Prilliklaasi värvi valikul tasub mõelda, mida selle prilliga tegema hakatakse. Näiteks pruunid toonid toovad kontrastid paremini esile, kuid moonutavad pisut värvi. Seetõttu sobivad nad hästi autojuhtimiseks ning ka tegevusteks, kus on vaja täpsust ning teravust. Rohelised ja hallid toonid värvi ei moonuta, kuid vähendavad eredust. Seetõttu on nad universaalsed ning sobivad praktiliselt igaks tegevuseks. Polariseeritud klaasid eemaldavad tasapinna peegeldused. Suvel autoga sõites tundub tihtipeale nagu horisondil asfalt lainetaks. Polariseeritud klaasid eemaldavad need moonutused, tuues kontrastid paremini välja ning tehes pilti erksamaks. Seetõttu sobivad polariseeritud klaasid näiteks autojuhtidele ning kõigile inimestele, kes veedavad palju aega välistingimustes. Seda, kas klaas on polariseeritud, saab kontrollida, kasutades ekraani. Tuleb võtta prillid, tõsta need silmade ette ning keerata 90 kraadi. Kui pilt eest kaob, on prillid järelikult polariseeritud. Selleks, et prillikandjad ei peaks soetama mitut paari prille, on olemas fotokroomsed klaasid. Need on sellised, mis on siseruumis läbipaistvad ning õues UV-kiirguse toimel lähevad nad tumedamaks. Kui tunned, et said abi sellest videost päikseprilli valikul, siis jäta videole like, sest plaanime silmateemalisi videosid teha veelgi.